avan Jaan Poska gümnaasiumi teise lennu lõpuaktuse. Palun hümni laulmiseks püsti tõusta. Ja kui õpetaja ja õpilane olid nii mitmeid aastaid koos käinud, ütles õpetaja, nüüd aitab. Kas see ongi kõik, küsis õpilane. Aga ei, vastas õpetaja. See, mis saab alguse aast, ei lõppe kunagi. Teadmistel ei ole piire, kuid nüüd lähed sa juba ise edasi. Ja õpilane läks. Õpetaja seisis ja vaatas talle järele. Skriabini tüüdi Cis-moll opus 2, number 1, esitab Veera Kala-Klaveri.
sugulased, tuttavad, sõbrad, kes tulid sellel tähtsal hetkel neid noori austama ja meeles pidama. Ärevus ja ootus. Need tunded iseloomustavad ajast aega, nii kooli lõpetamist kui ka kooli algust. Meil kõigil siin Vanemuises olijatel meenub kindlasti kooliajast huvitavaid ja naljakaid seiku. Kuid esimene koolipäev esimeses klassis, seda vist mäletab igaüks. Mäletab seda ärevust, mis tekkis, kui pidi tema isa või vanaema käest lahti laskma, et minna uute kaaslaste sekka. Ja ootus, kes nad on, millised nad on, kes on esimene pinginaaber, kes esimene õpetaja. Ja siis see lõputu, heatahtlik ja rahustav pilk sinu esimese õpetaja silmis. Meie tänastel õpetajatel on hetkel kindlasti värskelt meeles viimaste nädalate eksamiärevus ja eksamitulemuste teadasaamise ootus. Direktorina on mul hea meel meie õpilaste ja õpetajate koostöö üle. 104 lõpetajast sooritas pea kõrgemale hindele eksameid 30 õpilast. Nendest üks on väärt kulda ja 2 hõbemedalit. Meie tänase lennu 6 lõpetaja eksamite kogusumma teeks au igale Eestimaa koolile. Nende tublide noorte nimesid kuulete kindlasti tänase kattuse järgnevates osades. Heameelt valmistab seegi, et enamikes ainetes näitavad eksami tulemused tõusu suunas liikumist. Eriti tulemuslik oli koostöö inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles. Ajaloo ja ühiskonnaõpetus oma kõrgete näitajatega on saamas meie koolile stabiilsuse etaloniks. Aga jätkame ärevused. Üksjagu ärevus oli teil Jaan Moskva gümnaasiumi teine lend. Kindlasti 2 aastat tagasi, kui pidite in corpore alustama uut õppeaastat Mart Reiniku gümnaasiumi asemel Jaan Moskva gümnaasiumis. Usun, et ei kahetse, saite rikkamaks mitme uue kogemuse võrra. Uus õppekorraldus, arvestused, rohkem iseseisvust ja otsustamist oma õppimise ajakorralduse üle ja palju muudki. Tänapäeva öeldakse selle kohta moodsa sõnaga ennast juhtiv õppija. Loodan, et paljudel teist läheb neid oskusi ja kogemusi, mis te omandasite 2 viimase aastaga vaja juba sellest sügisest, kui jätkate oma õpinguid. Aga loomulikult ka palju muud, mida 12 aasta jooksul te koolist oli kaasa võtnud. Ka meid, teie õpetajaid valdab päevadel nagu täna ikka ja alati ärevus. Kas meil on olnud teile kaasa anda piisavalt teadmisi, oskusi, väärtusi, mis teid hoiaksid ja kaitseksid? Meie ootus on näha selle Eesti nägu, kui teie lapsed on samas rollis, kui teie täna siin. See nägu on suuresti varsti teie vormine. Ja ma tahaksingi siinkohal korrata neid sõnu, mis ma ütlesin teile 1. septembril sellel aastal. Kuulake ikka, mis ümberringi räägitakse. Mis on perspektiivsed valdkonnad õppimiseks ja töötamiseks, kus rohkem teenib ja nii edasi ja nii edasi. Valige aga see, mis teid huvitab, mis on südamelähedane ja siis õppige nagu hullud. Eestis on igas valdkonnas puudu haritud inimestest. Poska pool püüdis teile luua võimalusi, et te oskaksite oma tuleviku tarbeks teha õigeid valikuid. Valikuid ei saa teie eest keegi ära teha. Kuid nendega saate te hakkama, sest teie klassijuhatajad on iseloomustanud teid kui väga eriilmelisi, eripalgelisi inimesi, kuid eelkõige kui isiksusi. No näiteks. Mõni käib oma rada ega hooli teiste arvamustest, mõni juhib vägesid klassis ja koolis, mõni ei suuda tundigi paigal istuda, sellepärast ma teen ka lühidalt. Mõni suudab peaaegu iga õpetaja väite vaidlustada, mõni räägib su surnuks, ilma et sa sellest aru saaksidki, mõni hilineb igasse kohta, aga jõuab lõpuks ikkagi kohale. Mõni on vaikne ja mõtleb oma mõtteid ning hoiab oma
mõni tundub vaikne, aga siis ilmneb, et ta on klassiürituste peamine korraldaja. Mõni on avatud, mõni on kinnine, mõni pingutab ja kõik tuleb kätte, mõni ei pinguta ja ikka tuleb kõik kätte. Sellised nad on. Paljude nende jaoks tähendas kool kolme aastat võitlust iseendaga. Kas ikka minna täna kooli või ehk võib veel ühe päeva vabaks võtta? Mitmeid neist iseloomustab boheemlaslik hajameelsus. Oi, kas tõesti arvestustöö oli täna? Mina arvasin, et, aga nad said hakkama kõigega. Neil on oskused sobival hetkel kokku võtta ja siis, kui enam muud väljapääsu ei ole, siiski kõik probleemid lahendada. Inimesed on rõõmsad ja abivalmid, sõbralikud ja lahedad kaaslased, kellel on süda õiges kohas ja kes oskavad näha teisi inimesi enda ümber. Kõige olulisem on, et koolist lahkuksid eluterved ja empaatiavõimega inimesed, keda teele saates on süda rahu, sest teab, et nad saavad hakkama kõigi takistustega, mis elus ette tulevad. Kui neid sõnu lugeda, mis teie klassijuhatajad teie kohta kirjutasid, siis ma sain kohe aru, et olete selles südame külge vastu. Soovin teile head õpetajad, et kogeksite tihti oma elus rõõmsat ja kordumatut ootusärevust uute väljakutsete ees, nii nagu see oli esimesel koolipäeval, nii nagu oma tahte, oskuste ja teadmiste kokkuvõtmine just nii, nagu see toimus kooli lõpetamise ajal. Ja teile, kallid lapsevanemad, soovin, et täituksid meie lastevanemate igipolised ootused oma laste suhtes. Teate küll, kus südamesapis need on, varjud ja mis need soovid on. Ja nüüd, kallid vilistused, tere tulemast alati oma kooli, millele ütleme kõik koos kindlasti. Viivad ja Respekt, Flora. Kristin Kolts esitab Lennoni ja McCartney laulu With a little help from my friends. Klaverilt saadab Uruse Vaja. What would you think if I sang out of tune to send out the royal me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my somebody to love. What do you do when your love is away? So where we usually all alone. Oh, and how do you feel at the end of the day? Is that because you're on your own? Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Gonna try
palume lavale õppejuhataja Ave Mõti ja direktor Helmer Jõgi. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktori käskkiri number 71. Võttes aluseks Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õppenõukogu otsuse number 5 19. juunil 2013 lõpetavad gümnaasiumi järgmised õpilased. Medalistid. Kristin Kolts lõpetab kooli kuldmedaliga aine kiituskiri muusikast ja keemiast.
Marlen Koitsaar. Ingrid Kongot tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest ja Eesti keele linnaolümpiaadil osalemise eest. Karl Koppel tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest ja väljamõistvate sportlike saavutuste eest.
Liisa Silvia Karu tunnustatakse kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Käti Kikerpiiri ainekiituskiri kirjanduses tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest. Kätlin Kinski-Jens tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest ja kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Deivi Kivi Kristlin Kullasaar Sander Kuusemets Ants Lillemaa Grete Lindepuu Doris Luha tunnustatakse kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Eren Luik tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest ja kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Pilver Meier tunnustatakse eduka esinemise eest vene keele konkurssidel. Siiri Mubra ainekiituskiri muusikast, kirjandusest ja inglise keelest tunnustatakse eduka osalemise eest inglise keele olümpiaadil ja kirjanduskonkursil Kirjandusraal. Tunnustatakse kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Johanna Mõtsmees ainekiituskiri kirjandusest ja muusikast tunnustatakse kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Nelli Neiman hetkel viibib Norras, aga plaksutame talle ikka. Joonas Nursi tunnustatakse kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Mari Kotter tunnustatakse eduka osalemise eest inglise keele olümpiaadil, kirjanduskonkursil Kirjandusraal ning kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Ketter Pärle tunnustatakse muusikalise tegevuse eest ning kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Anu Raev viibib hetkel Hiinas, aga
Liis-Pet Saue tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest ja kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Jaagep Tamm. Kerli Tamm. Mariin Pikk. Janeli Toomel tunnustatakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest. Kristel Toro tunnustatakse hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest, väljapaistvate sportlike saavutuste eest ning kooli esindamise eest rahvatantsurühmas.
Koit Eesalu tunnustatakse kooli eduka esindamise eest õpilaskonkursil Musa Tiiger ja kooli esindamise eest rahvatantsurühmas. Hanna Mõtsmees ja Siiri Mugra kitarril esitavad Tanel Padar and the Sunny loo Sind tänan kõige eest. Korraks seisma jäin, see tee, kus muidu käin, kuid sinust maha ma jäin, sa tiirid samme sead. Kaod silmapiirid sa pead, see ei ole küll hea, uskumatuna näib, et me teed lahku läinud. Suunas liikuda, mäest alla nihkuda, mind sealt üles tõid, sulle järgneda. Just teadmatus ja sa pole minuga, uskumatuna näib, et me teed on lahku läinud, sind tänan kõige eest. Just nendel hetkedel, kui mu süda ja hing püüavad mõista sind. Miks küll ükskõiksused lasid armastada mind? Näevad kõrvalt kõik, see polnud kaotusvõit, vaid üks kaunis lõik eluraamatus. Sihkas armastust, kui talle näidati just, ei uskumatuna näib, miks me teed on lahku läinud, sind tänan kõige eest. Just nendel hetkedel, kui mu süda ja hing püüavad mõista sind. Miks ükskõiksused lasid armastada mind? Ära nüüd heida meelt, kõik mis oli võib korduda veel. Ja homne võib olla väikest täis. Ma korraks seisma jäin, see tee, kus muidu käin, kuid sinust maha ma jäin, sa kiireid samme sead. Kaod silmapiirid sa pead, see ei ole küll hea, uskumatuna näib, et me teed on lahku läinud, sa tänan kõige eest. Just nendel hetkedel, kui mu süda ja hing püüavad mõista sind.
lõpetajate nimel on sõna Kati Lahtmetsal. Kallid lõpetajad, austatud direktor, lugupeetud õpetajad, auväärt publik. Mina olen Kati Lahtmets ning mõned hetked tagasi lõpetasime 12. C-klassi. Mul on täna siiralt hea meel seista 104 maailma kõige targama inimese ees, nagu keskkooli lõpetajaid tihti armastatakse kutsuda. Kuid tegelikult ei taha ma rääkida üldse asjadest, mis meid kõiki nii targaks teevad. Isegi tüdimuseni ära leierdatud vokaal-instrumentaalansamble Põhja-Tallinna laulusõnad ütlevad, et meil on aega veel. Ka mina mõtlesin seda mõni aega tagasi, kui murdsin pead selle kõne kallal, mis peaks ühele abituriendile kohaselt olema vägagi sofistikeeritud ning avarat maailma pilti peegeldab. Kuid tegelikult ka, kas meil on veel aega? Ühest küljest justkui tundub, et pole. Vaja on teha tulevikul puudutavad rasked otsused, vastata lõputuna näivatele küsimustele, et noh, mis sul siis edasi plaanis on? Võrrelda oma eksamitulemusi teistega ja pidada maha lõpupeod. Kuid tegelikult ma julgen väita, et meil on aega. Meil on aega, et meenutada hea sõnaga enda õpetajaid. Mu mällu on ilmselt veel pikaks ajaks talletanud õpetaja Žerjotkina, kes ei väsinud Hubole korrutamast, et karistuseks õppimata jätmise eest saadab jumal talle vene naise. Või õpetaja Loigu, kes võiks olla vastutulelikkuse ja sõnalikkuse etalane. Või õpetaja Karm, kes kohtas õpilasi võrdväärselt, hoidis klassis distsipliini ning tehes samal ajal nalja tahtile kahest joonistatud kerast. Või õpetaja Mällo, kes ei väsinud iialgi vastamast meie pisut rumalatele küsimastele, kas siis madude paljunemise või platsentakoopide kohta. Või meie enda armas klassijuhataja Reek, kellega rääkimise vältimiseks pidi Reiko 2 aastat südamearstile minema, kellega tänaseks võib vabalt kohvidesse taga juttu puhuda. Meil on aega, et meenutada hea sõnaga 3 koos veedetud kooliaastat. Lebaste ristimine, salapärane Ants Mets, esmaspäeva õhtused karaoked, kanuumatk, arvestuste nädalate edukas sooritamine, Brenda ja Toori aastapäeva tähistamine ning Aili poolsed sõnad I wish I had a bigger one on neid mälestustest paljude seas. Meil on aega, et taaselustada vanad mälestused ja tekitada uusi. Meil on aega, et näidata, et hoolime üksteisest. Meil on aega, et rakendada 3 aasta jooksul kogutud koolitarkused elus ning saavutada seeläbi maksimaalsed tulemused. Meil on aega, et rakendada oma täispotentsiaali ja saada seeläbi õnnelikeks ning teha läbi isiklik areng. Meil on aega sirgumaks arstideks, juristideks, tippjuhtideks, õpetajateks, poliitikuteks, hiljem emadeks ja isadeks. Meil on aega, et elus kuhugile jõuda ning kasvada inimesteks. Meil on aega vaadata vahel taevasse ja unistada ning seejärel anda endast kõik, et need unistused realiseerida. Meil on aega, et muuta lõpud uuteks algusteks. Kui äratuskell ning koolihommikuti kell 6 äratas, polnud see une lõpp, vaid hoopis uue päeva algus. Kui koolikell helises, polnud see tunni lõpp, vaid vahetunni algus. Kui me tänaselt lahkume, on see küll ühe eluetapi lõpp, kuid samal ajal ka millegi uue ja vägevam algus. Mul on veel aega, et öelda viimased tänusõnad. Head õpetajad, aitäh, et olete läbinud meiega selle 3 aasta pikkuse seiklusrikka teekonna ning aitäh, et olete väsimatult meie kõrval seisnud. Aitäh, et olete jätnud meile piisavalt vabadust, et läbida isiklik areng just meile omases kasvatempos, et meist sirguksid toredad isiksused. Aitäh teile tehtud töö eest. Armsad emad, isad, vanemad, vanaisad, sugulased, mul on hea meel, et olete meid abistanud ja toetanud, kui meie endi jõud on raugenud. Aitäh, et oleme saanud teie poole alati oma muredega pöörduda ning leidnud ka lahendused. Aitäh, et olete meist kasvatanud noored täiskasvanud, kes õige pea hakkavad endale ise pesupulbrit ja WC-paberit ostma ning oma esimesi elektriarveid tasuma. Viimaks või mitte vähem tähtsaks jätsin oma armsad klassi- ja lennukaaslased. Aitäh, et olete 3 aastat olemas olnud, nii heas kui halvas, nii koolis kui pidudel, nii klassiruumis kui Facebookis. Olete olnud lihtsalt imelised ja ma loodan südamest, et meie teed ristuvad ka edaspidi. Ühtlasi tahan teile soovida edu kõiges, mida te ette võtate. Olgu selleks soovitud eriala või töökoht, mõni põnev projekt või reis välismaale. Lennake kõrgelt ning viige Tartu Jaan Poska gümnaasiumi teine lend kaardile. Enne veelgi lõpetan, tahan tsiteerida Karl Ristikivi, kes ütles, et koolitunnistus ei tähenda midagi, vaid alles elus näitab inimene, mis ta tõeliselt väärt on. Seega, kui te tänasilt lahkute, siis mõelge raamidest väljapoole, ärge seadke endale piiranguid, ületage iseennast ning mis peamine, tehke seda, mida te armastate, sest vaid nii on elu elamist väärt. Aitäh!
täiskasvanud inimesed. Ent ometi ma usun, et kõik vanemad on minuga ühel nõul, kui ütlen, et meie jaoks jäetud ometigi lasteks. Lasteks, kelle sammu ja valikuid elus tahaksime suunata, et ei läheks kõrgemalt kui meiu. Teie 3-aastane gümnaasiumitee sattus segastele aegadele hariduselus. Te olete viimane lend, kes astus Mart Veiniku gümnaasiumisse, kuid väljute juba Jaan Moskva gümnaasiumist. Iseenesest kõrvalseisjal ei ole siin mitte mingisugust vahet. Ühe targa mehe nimi asendati teise targa mehe nimega. Kuid teie olete omal nahal saanud tunda, kuidas sellised muudatused reaalses koolielus välja näevad ja mida nad endaga õpilase jaoks kaasa toovad. Nii nagu teie, nii ka kindlasti teie vanemad nägid, et muudatuste talumine ei olnud alati kõige kergem. Tuli teha valikuid ja kohaneda uue olukorraga. Aga te saite sellega suurepäraselt hakkama. Ja ma loodan, et te olete omandanud väga olulise teadmise, kes praeguses ajastus tahab edasi jõuda, peab oskama kohaneda muutustega ja tegema õigeid ja kaalutletud valikuid. Valikute tegemisega on aga üks konks, kui jääd kauaks omaette mõtlema ja arutlema, et mida teha või kuidas teha, või lõpuks üsna kontrasse sattuda. Siis tuleb appi võtta vähe targemad ja kogenenumad. Üks võimalus on nõu saada oma vanematelt, kuid kui neid kohe käe pärast pole võtta ja alati ei taha juba nende nõu kuulda võtta, tuleb leida see keegi teine, kes on sama tark või veel targem. Siinkohal tahan tänada kõiki õpetajaid ja koolitöötajaid, kes olid valmis oma aega kulutama selleks, et ära kuulata vahel ülirõõmsaid, vahel paanikas, vahel vihaseid, vahel ka pisarates kontrasse sattunud õpilasi ja aitasite meil jälle leida õige tee otsa kätte. Antoine de Saint-Exupéry on oma raamatus Väike prints öeldud. Siin on minu saladus. See on väga lihtne. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Kallid koolilõpetajad, vaadake oma elu südamega, siis teete õiged valikud ja leiate üles selle, mis on kõige tähtsam elus. Aitäh! Kette Pärle esitab John Lennoni laulu Imagine. Kitarril saavad teda Kristo Pedosaar. Tegelikult on sellel lool ka väike pühendus ja see pühendus on kogu 12 B-klassi poolt õpetajale Kristjan Udane. Ja selle looga teeme me teile suure kummarduse ja ütleme aitäh, et te olete meiega olnud selline, nagu te olete olnud. Aitäh teile! There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.
wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood or a man. Imagine all of these love, sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Te olete tulnud ja lähete taas ning justkui mälestus olnust teie jäljed on maas. Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees. Need jäljed on õhus ja mullas, kus kulges su tee. Need jäljed on lõhnas ja värvis ja helides kumiseb neid. Nii astute külg külje kõrval ja lõpmatuid teid. kõik kaunis saab otse nii äkki. Te olete teel, lähete aegadest läbi. Eesolijad vaatavad taha ja märkavad teid. Taganttulijad jätavad maha üha uusi ja uusi teid. Te lähete kõiksusest läbi. Aktus on lõppenud. Lõpetajate väljamaasiks palun püsti tõusta.